No habras vaherahu Iraani, Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahel võib olla jõudmas oma kõige ohtlikumasse faasi. Uute teadete kohaselt Washington ja Jeruusalemm teevad nüüd kõige tõsisemaid ettevalmistusi võimalikuks uueks sõjaliseks tegevuseks Iraani vastu, mis võib juhtuda juba päevade jooksul, kuna läbirääkimised jätkuvalt takerduvad. New York Timesi andmetel ulatuvad arutusel olevad võimalused kaugemale õhurünnakutest ja hõlmavad isegi võimalikke erioperatsioone Iraanis sees, et kätte saada kõrgelt rikastatud uraani, mis maeti pärast eelmise aasta sõda. Iisraeli ametnikud hoiatavad samuti, et nad valmistuvad uueks lahingute vooruks, mis võib kesta päevadest nädalateni. Ja Iisraeli peaminister on kinnitanud kahte teadet, et ta rääkis vaid mõni minut tagasi USA presidendi Donald Trumpiga Iraani sõjast, enne kui ta kavatseb täna õhtul kokku kutsuda piiratud koosseisus julgeolekunõupidamise. Meiega liitub nüüd Ameerika Ühendriikidest Michael Mulroy, endine USA kaitseministri abiasetäitja Lähis-Ida küsimustes. Ilmselgelt kuuleme neid teateid praegu. Teie arvates, kui lähedal oleme uuesti puhkavale konfliktile Iraaniga? Väga tore teiega siin olla. Ma arvan, et oleme üsna lähedal. Võib näha palju muutusi sõjalises valmisolekus, mida nägime ka enne sõja algust. Nii et umbes 27. ja 28. veebruari paiku nägime, kuidas paljud lennuvahendid lahkusid, kuna neid sooviti ümber paigutada Euroopasse, et nad ei oleks Iraani vasturünnaku suhtes haavatavad. See ei tähenda tingimata, et see kohe algab, kuid minu arvates on see siiski märk, et see võib juhtuda. Ja loomulikult toimub palju vestlusi president Trumpi ja peaminister Netanyahu vahel. Kõik jälgivad tähelepanelikult, kas see hakkab uuesti pihta. Ja loomulikult on ka ummikusse jooksnud läbirääkimised, mis ei näi kuhugi viivat. See on veel üks märk, et see sõda võib uuesti alata. Need raportid, mida me näeme, mainivad võimalust korraldada komandooperatsioone rikastatud uraani kättesaamiseks, mis on Iraanis maa alla peidetud sõjalisest vaatenurgast. Kui riskantne ja isegi realistlik oleks selline operatsioon tegelikult? Väga riskantne, need asukohad asuvad sügaval Iraani sees. See nõuaks mitte ainult seda, et need jõud lennutataks kohale, vaid see oleks tõenäoliselt üks ajaloo kõige keerulisemaid erioperatsioone. Nad võivad ausalt öeldes olla sunnitud koha peal püsima nädalaid ja neil võib olla vaja ehitada lennuradu, tuua sisse pinnase töömasinaid. See materjal, mida nad tahavad kätte saada, see kõrgelt rikastatud uraan, on tõenäoliselt mattunud rusude alla, mis tekkisid USA rünnakute tagajärjel nendele rajatistele. Nii et selle kättesaamine võib võtta kaua aega. On ilmne, et Iraan proovib teha kõik, et neid sealt välja tõrjuda ja loomulikult põhjustada jõududele kaotusi. Sinna peab minema suur koordineeritud jõud. See oleks tõsine operatsioon ja väga riskantne otsus. Lõppkokkuvõttes, mida sa arvad, et Trumpil on praegusel hetkel kaotada? On olnud palju teateid, et Trump ei taha sõtta tagasi minna. Ilmselgelt ei ole see poliitiliselt kõige populaarsem samm ning tal on juba niigi ebakindel positsioon avalikkuse silmis seoses selle sõjaga. Kuidas sa arvad, et sõjategevusse naasmine mõjutaks Trumpi ja tema praegust juhtpositsiooni Ameerika Ühendriikides? Väga hea küsimus. See on väga ebapopulaarne sõda. See oli algusest peale ebapopulaarne ja olukord pole paremaks läinud. Ja kui me läheme tagasi sõtta, siis ma kujutan ette, et vastuseis 70% veelgi kõrgemale tõuseb. Ja loomulikult, kui me saadame maismaa jõud ja tekivad kaotused, siis tema toetus võib sisuliselt kokku kukkuda. See ei ole praegu populaarne, aga see võib täielikult kokku kukkuda. Ma ei usu, et president Trump tahab uuesti sõtta minna, aga Iraan ei ole sisuliselt midagi teinud, et need läbirääkimised jõuaksid sinnani, kus ta saaks neid aksepteerida. Nad küsivad sisuliselt asju, mille andmiseks Ameerika Ühendriikidel pole mõnel juhul isegi õigust. Meil ei ole õigust anda Iraanile suveräänsust rahvusvahelise veetee üle. Ameerika Ühendriikidel ei ole selleks rohkem võimalusi kui ühelgi teisel riigil maailmas. Nad olid sellest nii kaugel, et igasugune läbirääkimistega lahendus viib kas ummikseisu, kus väin on osaliselt blokeeritud ja ilmselgelt toimub blokaad, või järgneb olukorra eskaleerumine. Ja loomulikult ei hakka rünnakuid korraldama ainult USA ja Iisrael. Iraan tõenäoliselt vastab sellele. Nad võivad põhjustada energiahindade tõusu, mis tekitab veelgi suuremat muret. Viimane küsimus, mille ma sulle esitada tahan, Mihkel, on: milliseid rünnakuid sa arvad, et Ameerika Ühendriigid võiksid korraldada? Me rääkisime neist komandooperatsioonide teadetest, aga laiemalt, kuidas sa arvad, et olukord võiks areneda?
President Trump on mitu korda viidanud Iraani energiatootmisvõimekuse hävitamisele. Ma arvan, et seal on 3 tõeliselt suurt elektrijaama. Loomulikult tekib selle üle rahvusvahelise õiguse kontekstis küsimusi. Tead, elektrit on vaja generaatorite käitamiseks, seda on vaja haiglate, magestustehaste ja paljude teiste tsiviilotstarbeliste asjade jaoks. Aga just sellest ta on rääkinud, ta on maininud ka sildu. Võib väita, et neid sildu on vaja sõjaväe liigutamiseks, aga samas kasutatakse neid ka kaubanduseks. Tsiviilisikud kasutavad neid sama palju. Ja tundub, et sellele ta keskendub, vähemalt sellest ta räägib. Ma jälgiksin seda. Ja kui see uuesti algab, siis kujutan ette mingit selle versiooni loodetavasti seotud sõjaväelise kasutusega, mis teeb neist õigustatud sihtmärgid. Aga tõenäoliselt sinna see liigubki. Hästi, Michael, tahaksin sind väga tänada meiega liitumise ja oma teadmiste jagamise eest.